ja nõnda me otsime, hulbime, mismoodi kõik olema peaks. Ta sünnib hommiku valguses, oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas. Tere tulemast kuulama Tervisetasku podcasti. Minu nimi on Merike Lehepuu. Ja tead, täna tunnen mina ennast sellel toolil istudes väga ebamugavalt, sest ma ei tea, kas minu kehakeel reedab mind, toetab mind või olen ma selle saate lõpuks totaalselt läbi kukkunud. Sellepärast, et täna on minul külaliseks naine, kes on koolitaja, näitleja ja kehakeele ekspert. Tere tulemast saatesse, Inga Lunge. Tere. Ja kui ma nüüd keeran sinu poole ja vaatan sulle silma, siis mis on esimene asi, mida sa näed? No ma näen lihtsalt väga kena inimest. Ma ei ole, võib arvata, et äkki sa nüüd, Inga, mõtled üle ja vaatad igat asja. Eks ma vaatan küll, aga ma vaatan tihtilugu selliseid märke, mille peale tegelikult inimene ise ei tulegi. Ja selles mõttes ma tean, et see teema ka on selline, et ka kui ma koolitan, kui ma käin kusagil, inimesed kipuvad üle mõtlema, et oota, kuidas ma nüüd istun ja kuidas ma olen. See pole üldse oluline, see, kuidas kuulaja või kuidas ka praegu näiteks sina oled. Et kui mina olen näiteks esineja positsioonil, siis on see minu asi, et ma tean lihtsalt, et mis asi töötab, mis asi ei tööta, millega ma saan võib-olla seda publiku tähelepanu paremini hoida, millega kehvemalt, et ma tean, mis on need nagu asjad, mida teha, mida mitte teha või võib-olla mida vältida. Jah, et see on lihtsalt selline tarkus. Teine asi siis see, et kui sa oskad teise kehakeelt lugeda või teiste inimeste kehakeelt lugeda, siis no võiks öelda, et sul avanevad justkui selgeltnägija võimed, et sa märkad rohkem, et sa näed asju, mida teised inimesed sinu kõrval võib-olla ei näe ja ütlevad, et oot, aga kus sa seda nagu panid tähele või kus sa aru või millest sa aru said, et ta võib-olla ei ole siiras sinuga, et need on sellised pisikesed nüansid. Kusjuures see sama asi, kui ma sõitsin siia, siis ma mõtlesin, et Inga on nüüd selgelt nägija, sellepärast, et kui ta räägib sellest kehakeelest, ta oskab seda lugeda, siis ju ikkagi on see natukene, nagu sa just välja tõid, et selle selgelt nägemisega seotud, eks. Aga me kõik ju näeme selgelt, kui me seda lihtsalt vaatame, teeme. Aga ütle, Inga, seda, et ja kuidas sa üldse selle teemani jõudsid? Sest nagu ma ütlesin, et sa oled ju näitleja, koolitaja, nüüd on kehakeel see, millega sa väga palju igal pool figureerid ja minu arust on see ääretult põnev. Et kuidas sa jõudsid selleni? Jah, et mõnele võib tunduda, et ma teen nii palju erinevaid asju, et tegelikult minu jaoks see siis niimoodi ei ole, et ma olen huvitatud olnud sellest, et mismoodi me inimestena toimime või töötame terve oma elu ja see ongi see minu teekond olnud. Ja kuidas me saaksime võib-olla paremini, mil viisil me saaksime olla paremini, nii nagu me tahame olla, kuidas meil oleks kergem, kuidas meil oleks rohkem tasakaalus ja kõik see. Ja sellest huvist lähtuvalt ma päris alguses läksin õppima psühholoogiat ja sotspedagoogikat. Ja sealt edasi alles siis näitlejaõppesse. Et need psühholoogia õpingud jäid küll pooleli, aga just sellepärast, et siis see näitlejaõppe algas. Aga mind on huvitanud just see kehakeele teema ja ka psühholoogia, mis seal salata tegelikult siiamaani ja kui ma tahaks loota, et väga paljud näitlejad näiteks hoiavad ennast kursis uute, ma ei tea, siis näitleja tehniliste arengutega või siis kahjuks mina seda ei tee, et mind pigem huvitab see, et mis on psühholoogias, mida uut nagu leitakse, mida neuroteaduses, mida uut avastatakse. Et see on see, millega mina ennast kursis hoian ja see on see põhjus, miks ma siis ka koolitan, miks mind kutsutakse. Et pigem on see, et kutsutakse ikka mind, et kuule, mulle tundub, et sa oled millestki aru saanud, on ju, et sa oskad midagi edasi anda, et siis ma seda hea meelega teen. Väga hea. Ja nüüd ongi see, et me võime siin teha ka väga praktilisi asju, eks ju, sellepärast, et mina mõtlengi, et kui mina nüüd olen siin saatejuht, eks ju, ma nüüd siin niimoodi, et ma tahan rohkem vaata ise ka teada ja et kuulajad ka saaksid rohkem teada, et siis tegelikkuses olen ju ise mina ka seda lugenud, õppinud, mulle väga meeldis NLP, neurolingvistiline programmeerimine, selline pikk kursus, kus sa ka väga palju enda kohta teada said ja seal ka, et kuhu silmad siis vaatavad, et kas sa räägid tõtt, kas sa lood või sa valetad või mis iganes sul need silmatähendused siis on, et hästi põnev oli see maailm ja siis ma ka ütlesin, et nii, kui ma nüüd sinuga räägin, siis ma tean, kas sa räägid tõtt või valetad, on ju, et siis kõik ehmatasid ära, ma ütlesin, et aga see on nii loogiline, on ju, et me ju toimime lihtsalt nii, et kui
sa ütlesid, et sa oskad inimesi vaadata natukene sügavamalt kui siis võib-olla tavainimene, kes ei ole seda kehakeelt nii palju uurinud, siis ma küsin hästi otse seda, et see, mida ilmselt igaüks teab, on see, et kui sa istud nii, sul on jalad ristis ja on see, et ma ei taha suga rääkida. Suletud poos lihtsalt. Suletud poos. Kas see on alati 100% nii? Ei pruugi olla, tegelikult ei pruugi ja ei ole nende kehakeele märkide puhul ka, ei tasuks võtta nii, et mingid asjad on halvad ja mingid asjad on head. Et iga asi saab meile sõnumi anda ja oluline on siis ka teada seda, et mis olukorras, mis kontekstis me seda inimest jälgime, millised on tema põhilised käitumisviisid näiteks, et inimestel on väga veidraid harjumusi. Ja siis mis on kõige veidram, mis sa näinud oled? No ma ei tea, et aeg-ajalt ma lihtsalt ise vaatan ja siis ma mõtlen, see on, inimene väljendab seda oma kehaga, eks ju, aga see ei käi üldse kokku näiteks meil maakodus siis, kui me selle ostsime, siis oli hästi niimoodi võssa kasvanud ja seal oli vaja, et kopamees tuleks ja aitaks natukene seal kraavi, siis natukene kaevata sügavamaks ja neid puid seal ära võtta. Ja siis ta tuli ja ma rääkisin talle, et mis ma siis soovin, et mis ta siis teeks. Ja siis ta tammub, et ma näen, et ta ei taha ühe koha peal enam olla või et ta tahab ära minna ja ma lõpetasin jutu, aga ta ei läinud ära, et ta ikka tammus edasi. Ja me oleme nüüd aastaid tuttavad, et tõepoolest tal ongi sellised rahutud jalad ja ta ei püsi ühe koha peal väga hästi, aga ma juba loen välja selle, et ta enam ei jaksa mind kuulata, et jään parem paiti, et las ta läheb teeb tööd. Või siis ütleme, et hästi selline tavaline flirtimine käiks siis sellise juuste katsumisega, aga väga tihti on see ka inimesel võib-olla niisugune enda rahustamise viis. Ja noortel tüdrukutel seda ma olen näinud, et ma mitte siis näiteks, kui mul on publikus, et just käisingi Võrumaal siis noori, keskkooli noori kehakeele koha peal siis koolitamas kutsuti. Siis ka üks tüdruk, nagu kui ta seal publikus niimoodi teeb, siis ma ei eelda, et ta minuga üritab seal ja siis flirtida, vaid tõesti, et kas ta siis ennast rahustab või mõtleb või kuidagi tal on siis niimoodi endal mugav. Et selliseid enese rahustamise viise on ka väga palju erinevaid. Ja jah, et tõepoolest, et jälgida ja et mis on see olukord, mis on see kontekst ja tegelikult mida siis oleks mõistlik jälgida on see, et kui toimuvad järsud muutused kehakeeles, ehk et siis inimene on kogu aeg ühtemoodi ja siis ta järsku midagi ei klapi enam või millegipärast midagi muutub, on ju, et see annab meile hästi palju infot selle kohta, et kas siis inimene tunneb ebakindlust või tal hakkas ebamugav või see teema on talle ebamugav, et midagi, mis on järsku siis teistmoodi. Ja ma arvan, et see on paljudele naistele ka me loeme kõik teiste kehakeelt, et see ei ole niimoodi, et oota, Inga, sina nüüd loed. Me kõik loeme ja meil on ajus siis selline koht nagu limbiline aju, see kõige vanem aju osa ja ta loeb niikuinii teiste kehakeelt, aga me ei saa aru, mida ta välja loeb, sest seal mõtlemist vahepeal ei ole ja see reageerib koheselt. Lihtsalt sellepärast, et hoida meid elus. Ta reageerib koheselt hästi kiiresti, ta juhib meie kehakeelt, aga aitab meil lugeda ka teiste kehakeelt. Ja kui me lähme nüüd ajas hästi palju tagasi, kujutame ette veel sinna, et kus me inimestena isegi nii palju ei lobise, nii palju ei räägi, meie sõnavara ei ole nii suur, on ju. Või tuleb keegi teisest suguharust meie juurde, on ju. Kujutame ette, et seda olukorda, meil on pigem vaja aru saada tema keha ja miimikast ja žestidest, kas ta on meile ohtlik või ei ole. Et see on see, kust kohast me oleme arenenud siiani ja me oleme lihtsalt sellised loomad. Ja mõistlik on ja kasulikum oleks, kui me teaksime, mida me välja loeme. Sest muidu juhtub see, et ma vaatan mingeid kehakeele märke või avaldusi või ühesõnaga ütleme nii, et ma ei vaata, vaid et siis ühesõnaga märkan neid, ma ise ei teagi, et ma neid märkan ja teen kiiresti mingid järeldused. Ehk siis kuidas see tavaliselt väljendub on see, et ma vaatan mingit inimest, võib-olla ma ei tunnegi teda juba eemalt näen ja ma vaatan, see ei ole minu inimene. Ma ei taha temaga koostööd teha. Ja vot see, sulle tundub, et mul on mingi 7. meel. Ei ole, need on mingid väikesed märgid, mida sina märkad, mida sinu aju siis märkab ja mis ütlevad sulle, ole parem ettevaatlik, on ju. Teine inimene tundub järsku hästi avatud, hästi siuke tore sõbralik, vaatad juba eemalt, mõtled, jah, sellisega teeks toredaid asju küll. Et kus see siis naistel tihtilugu märku annab, on võib-olla siis nagu meeste puhul, näiteks, et kui sa oled kodus ja sul on abiga, ja sul on tunne, midagi on valesti. Midagi on valesti ja sa mõtled, minus on avanenud mingisugused tšakrad ja mingisugused võimed. Tegelikult tihtilugu need võivad olla mingid märgid kehakeeles, ehk siis
midagi on tõepoolest juhtunud, tema aju juhib tema kehakeelt teistmoodi, ehk siis kas siis rohkem kaitsesse või siis rohkem kuidagi varjama midagi, on ju. Ja sina märkad selle ära, sinu aju märkab selle ära, aga kuna seal mõtlemist vahel ei ole, siis ta lihtsalt annab sulle alarmi, et oota, midagi on valesti, midagi praegu siin ei klapi. Nii et me loeme seda kehakeelt nii ehk naa, nii et ükskõik millest me hakkame täna rääkima või kui ka mõndadest märkidest, siis nad tulevad teile tuttavad ette, et neid märgad, et sa tead neid niikuinii. Aga kui sa selle naiste ja meeste teema praegu tõid, eks ju, suhete teema sisse, eks ju, siis mis me ju naistena sageli teeme, et kui meil see alarm hakkab nagu tööle, siis tegelikult ju toimub kohe see ülemõtlemine. Et me hakkame ju, mina armastan öelda, et eeldamine on kõikide ämbrite ema, nii, nüüd on nii. Ma mäletan enda kogemus kunagi oma elust oli ka see, et ta pole mind nädal aega kallistanud, selge. Ja see oli tõesti väga-väga noorena, kus ma ei teadnud mitte midagi emotsioonidest, nende juhtimisest, kehakeelest. Ma olin nagu fuuria, ma panin ühest toast teise, kõik oli nii halvasti, mis oli mitte midagi. Hästi klassiline ja kogu keha karjub, ainult kõik on tegelikult jama. Mida siis nagu teha? Õppida kõigepealt tundma seda, kes me inimestena oleme. Tegelikult on see koht, et ma arvan, et kui me midagi jõuame selle elu jooksul teha, siis see võiks olla see, et sa õpid tundma, kuidas sina toimid, kuidas teine inimene toimib. Meie mõistus on väga tubli ja hea ja teeb väga head tööd, aga et ta tihtilugu ei ole meie teenistuses. Et ta võtab selle juhtimise ise üle, ta hakkabki üle mõtlema, ta hakkab mingeid järeldusi tegema, aga ta ei ole mitte siis minu teenistuses, vaid ta juba juhib mind, on ju, ja niipidi see ei tohiks olla või et meil on niimoodi on raske, on ju. Et väga lihtne on ju, räägi ja küsi, on ju, et mis siis valesti on ja vahel võivad need olla mingid hoopis teised asjad, meie võtame ju alati ikka isiklikult. Et see on kindlasti minuga seotud, see ei pruugi üldse olla minuga seotud asi, on ju, et inimesel on võib-olla mingi mure või mingisugune muu hirm. Hästi õpetlik oli, ega me siiamaani ju ikka õpid, ega see ei ole nii, et ühel hetkel saad valmis, nüüd ma saan kõigest aru, ei ole, et ikka tuleb elu õpetav. Mul oli siin suvel, nüüd möödunud suvel, oli ka üks koolitus, üks kohtumine ühe firmaga ja seal päris siis lõpus tuli üks meesterahvas siis sellest seltskonnast minu juurde, et ta palus abi just nimelt kehakeele kontekstis ja palus, et ta tahab minuga omavahel rääkida. Kõik selle inimese olekus ehmatas mind. Ta mõjus ohtlikult, vägivaldselt. Nii et mulle tundus, et kas see on üldse hea mõte temaga eraldi ruumi minna päriselt. Kuigi ma sain aru, et teised inimesed on ka seal, aga et kas see nüüd ikkagi nagu on hea mõte. Läksime ja istusime niimoodi teisel pool lauda ja ta ütleb, et ta oli tõesti niisuguse hästi minu jaoks justkui agressiivse olekuga. Ta vaatas mulle hästi nagu silma, ei kordagi ei lasnud ära nagu seda silmkontakti. Juba see oli minu jaoks liiga palju, sest et seal on ka ju omad viisid, et kui kaua sa vaatad kellelgi otsa, et kas see siis on juba armastuse väljendus või on see juba midagi rohkem. Aga ta ei lasnudki nagu seda silmkontakti ära ja tal oli siis tulemas kohtuistung ja ta ütles, et ta teab, mis signaale ta välja saadab. Ja et tal ei ole lootustki selgeks teha, et tema ei olnud süüdi, aga et ta ei olnud süüdi. Aga see kõik see, kuidas ta oli, see pidetus, see mingi värin seal sees ja kõik see. Ja siis ma mõtlesin, et oota, Inga, lase nüüd endalt kõigepealt see iseenda hirm ära ja vaata nüüd seda olukorda. Ja vaata, me ei hoiaks niimoodi kaua, niimoodi hästi kaua, ikka silm hakkab kuskile vahepeal minema. Ja ma ütlesin, et kas sul on raske tegelikult mulle niimoodi otsa vaadata, et kuidas sul on? Siis ta ütles jaa, et ta pingutab, et mulle vaadata otsa, ma ütlesin ära siis vaata. Et vaata, kus tuleb see, et tema nii õudselt, sest et ilmselt on ju öeldakse ka, et vaata mulle otsa, kui ma sinuga räägin, on ju, ja see on lugupidamise märk või mis iganes. Ma ütlesin ära siis vaata, et sa võid rahulikult vaata kuskile mujale. Juba läks olukord paremaks. Ja mis siis selgus, ma lasin tal rääkida, et üldse siis me ei puuduta mitte seda kohtuteemat, vaid et miks see olukord nii on.
et ta on väga keerulisest perest ja hästi palju koolikiusu olnud. Ja siis ta oli nagu loom, kes on nurka aetud ja hästi kaitses kogu aeg ja tohutult hirmul. Ja aga see mõjus väljapoole nii, nagu see oleks ohtlik olukord. Vaata, see on nagu, kui sa lähed looma juurde, kes õudselt ta haugub, ta karjub, tal on siuke tunne, ta kohe hammustab. Tegelikult ta kaitseb ennast. Muidugi. Ja kui ma selle ära nägin, on nii palju lihtsam. Kõige lihtsam oleks öelda, et näed, et ole aus ja ütle seal samamoodi. Et sul on selline asi ja et sa ei ole sellest traumast veel üle saanud, on ju, et ja inimesed mõistavad, tegelikult me kohe saame aru, on ju. Aga et jah, et kui sa loed neid märke nagu niisama või nad saadavad sinu ajule seal signaali, et peab ohtlik olukord, põgene ära, on ju. Et siis võib tulemus olla midagi muud ja et vahel on hea sinna taha vaadata, et mis need asjad on, mida mulle saadetakse, mis need märgid on. Ja kusjuures väga huvitav on see, kui sa praegu seda rääkisid, siis mina tundsin, et mul olid käed siin süles on ja ma tundsin, et mul hakkasid nagu ise automaatselt käed, mõtlesin, miks ma oma sõrmi pigistan, nagu sa räägid sellest ohtlikust. No sest et ta oli hirmutav. Sa kohe võtad nagu üle selle. Tegelikult see ongi jällegi nagu märk sellest, et isegi selliseid asju on enda puhul hea märgata, sest et kui meile keegi räägib, mis juhtunud on, mis toimunud on, me ikkagi kohe läheme ju pingesse tegelikult, eks, et mulle meeldib see näide, mis sa tõid, sest ka mina olen näinud oma elus, oma töös selliseid inimesi, et ma olen küll selline, aga meeste puhul just ja siis tegelikult see sees on ikkagi õrn hing, et me alati ütleme, et mehed on õrnad, on ju, et aga see kaitse, et kuidas ja mismoodi me ennast kaitseme, et see siis tegelikult on see fassaad, võib vist niimoodi öelda, on ju. See oli huvitav asi, mille sa välja tõid, et näed, et me reageerime, meie keha reageerib ka siis, kui ma kuulen mingit lugu, on ju. Ja see on see empaatia meis. Ja sa oled hästi empaatiline, seda ei ole kusjuures kõigil. Et see on ka hea teada, et me kõik ei ole ühesugused, et ma olen ka hästi empaatiline ja ma tihtilugu eeldan, et teised inimesed on samasugused. Ja see on nende empaatide häda, et me ju arvame, et ta ju saab ju samamoodi aru, ei pruugi üldse. Et aga see, mis siis juhtub ja on kaks sõna, on siis ütleme, et kui on kaastunne või siis on see empaatia ja need on selles mõttes erinevad, et kui ma tunnen sulle kaasa või ma nagu selles mõttes olen kaastundlik, siis ma ütlen, ma tunnen sulle kaasa, et sul läks nii. Ja see ei puuduta minus mitte midagi. Just. Et see jätab mind täiesti külmaks. Nüüd empaatilise inimese puhul, mis juhtub, on siis, et sul ajus täpselt need samad piirkonnad, mis sellel inimesel, kes siis reageerivad need samad piirkonnad ja sa saad nagu justkui need samad aistingud, on ju. Ja sa tunned seda oma kehas. Võib-olla sa mäletad, kunagi nüüd enam ei ole Eesti peal näidatud, see oli äkki kuskil 90-ndatel. Ma arvan, Ameerikas sisse ostetud selline formaat oli varjatud kaameraga ja selline naljasaade. Ja praegugi võib-olla näeb sotsmeedias või klippides neid, et mis on justkui peaks naljakas olema, aga filmitakse, ütleme, ma ei tea kedagi ja siis ta kukub kuskile, ma ei tea, mingi ora kuskil jalge vahele või ta lendab, ütleme seal rula pealt kuidagi üle pea kaela ja see on naljakas. Mul ei ole, mul on valus, et ma näen, kui ta kukub ja mul käib nagu kõhust läbi, mul käib siit, see on nagu peksusaade, nagu kui ma vaataks, nagu, et mul on äärmiselt ebamugav, sest et ma saan haiget päriselt. Ja siis ma sain aru, et näed, saavad inimesed vaadata seda niimoodi, et nad ei saa haiget, vaid et neil on see naljakas. Et see on, näed, vaata, kui toredasti kukkus, on ju, ja jäi ellu, on ju. Aga mul ei ole, mul käib see seest läbi. Ja mida empaatilisem sa nüüd oled, seda rohkem sa seda niimoodi läbi keha siis lased neid samu tundeid ka, on ju. Et jah, et see on selline põnev teema valdkond jah, ja selles mõttes põnev, et psühholoogide uuringud nüüd viimasel ajal näitavad, et see empaatia oskus, omadus, teage, kuidas, mis see õiges nüüd oleks, keegi spetsialist kindlasti oskaks öelda, sest et tegelikult on ta siis oskus, et ta on ikkagi arendatav, et ta on meis arendatav ja et see on vähenemas inimestel üldse laias pildis. Ja mis see põhjus on see, et me suhtleme hästi palju nüüd telefonidel või läbi arvuti, keegi, ma ei tea, seal suri ära, paned rest in peace või midagi muud, on ju, või siis paned naeru näoga, kas tegelikult naerad ja me ei oska enam teiste inimeste
nii-öelda neid tundeid ja emotsioone, me ei saa nendest enam aru päriselt ja seda on laste pealt näha, aga et seda on täiskasvanute hulgas ka. Et see on ikkagi, et kui me seda ei arenda, seda poolt endas, siis ta niimoodi vaikselt kaob meis ära ja ühel hetkel me vaatamegi kõiki neid videosid kõik ja leiame, et see on väga naljakas ja see on veidi hirmutav mulle. Ma kohe hingasingi sügavamalt sisse, ma mõtlesin, et et kuhu me nagu välja jõuame, et meil kaovad tunded, emotsioonid ära, et me võib-olla tõepoolest... Enda omad ära ka, aga me ei oska teisi hinnata, me ei saa aru. Ja seda ma nagu mõtlengi, et olgu kahju, et ja siis ma ikkagi olen selles omas mullis edasi. Et Inga, ütle seda, et kui sa tõid välja selle flirtimise teema, eks ju, ja selle suhte poole, et kuidas siis ikkagi on, et kui ma tahan väga, et aru saada, mis mu kaaslasel toimub või ka see, et tõmbun tegelikult endasse ja midagi ei ole mul viga, et kuidas siis nagu seda kehakeelt nii-öelda avada või mida teha siis selleks, et teine julgeks ka tulla küsima, et sest et sageli on minu arust ju see ka, et ta on jälle siukses olekus, ma parem ei lähe, eks, sest kehakeel reedab ära, on ju, et mis sa siis soovitad? No kõige lihtsam soovitus on ikkagi julgeda rääkida, see on väga lihtne, meil on see suu antud ja kõnevõime ka, et minge rääkige ja saate võib-olla just täpselt sellist infot siis, mida vaja. See ongi ehmatav, kui keegi järsku on kas suletud poosis või asendis ja see saadabki sulle signaali, et ta ei soovi lähedust, ta ei taha sind lähedale, on ju, ja see võibki ehmatavana mõjuda. Et aga kui on oma inimene, siis ära karda, et mis sa seal ikka kardad, on ju. Ja vahel võibki olla nii, et teine inimene vajabki oma seda ruumi ja ta tahabki oma ette olla ja ta annab sulle iga keharaguga märku, et ära praegu tule puudutama. Et naised on tihtilugu siuksed väga kassid, ma tean, mina küll olen. Aga kuidas on ikkagi see, et muutud sellesse kassiks nii-öelda, kui sa ei taha, et sinuga... Ma tean, miks minul tekivad kohe käpad tahavad kuhugi, kui minna pugeda. Tõenäoliselt tõmbudki kokku, et ega see selles mõttes tõesti jah, et meil on siis kahtepidi, nii nagu sa isegi välja teed, on need suletud poosid, on ju, sellised nõrgad poosid, kaelakatsumised, kõik see, kus siit saab ennast rahustada. Keha teab, et siit saab rahustada. Kõik see kaelapiirkond, meestel hakkab krae sügelema. Ehk siis sellised, ütleme, nõrgemad poosid või siis sellised suured, tugevad, avatud poosid, on ju, et seda suures mahus neid suuri liikumisi me teame. Nüüd, mis on siis loomad, inimene ongi loom, mis meil on hästi sarnane ja samamoodi on siis see, et nii kui tuleb oht meile füüsiliselt või vaimselt, siis me tõmbume kokku. Mis me teeme? Me hakkame kaitsema neid organeid, mis meil on eluks vajalikud ja tähtsad. Kui me saame obaduse siia kuskile ringkerre, siis me saame surma. Vastu pead saad samamoodi, on ju. Ja siis tuleb praegu mingi halb uudis kusagilt. See käib automaatselt, sa tõmbud kokku, sa hakkad ise ennast kaitsema. Just, on ju, jah? Et see kehakeele esmane ülesanne ongi ikkagi meid elus hoida, mitte midagi muud. See reaktsioon käib hästi kiiresti. Nüüd, kui ma olen avatud, kui on pea ja rindkere avatud ja sa ühtlasi näed minu käsi ja kõik on hästi, on ju, siis sina saad selle signaali, Inga Lunge on tore ja sõbralik, julgen temaga koos olla, on ju. Et see karda on ju, sinu limbiline aju saab selle märgi. Nüüd nagu juba näiteks käte nägemine ainuüksi, vaat siin me praegu istume, selle aud on nagu küllaltki kõrgel, on ju. Ja ma ei tea, ega ma ei ole küsinud siin operatoritelt, et kuidas see kaamera võtab, on ju, kui palju meist sees on ju, tõenäoliselt äkki on tassi ka sees. Et kui käsi näha ei ole, väga pikalt meie suhtluses, siis samamoodi sinu limbiline aju ühel hetkel hakkab alarmi lööma. Mis sul seal laual on? Mis mul käes on? Mis sul käes on? Äkki ma tulen kallale, äkki mul on mingisugune nui, relv, midagi, nuga ja see mõjub ohtlikult ja see on ka, mida tihtilugu inimesed ei mõtle selle peale või et need käed kaovad vahele esinedes kellelgi näiteks selja taha. Sest väga hea on siin taga ennast mudida ja ma ei tea, teha hoida sõrmadest kõvasti kinni, kui kardad, on ju. Et ma olen ju avatud, pea on avatud, rindkere on avatud, aga käed on nüüd siin selja taga, eks ju. Aga see on häirija ja see teadmatus on kõige suurem häirija meie aju jaoks, on ju. Et kas ma nüüd soovin publikule, ega publik ei saa aru, et oota, nüüd see on ohtlik, see mõjub mulle. Ei, ta lihtsalt hakkab nihelema, ta ei jõua sind kuulata ühel hetkel. Nii et jah, parem siis hoida neid avatud poose, sest et nii, toimub meie omavaheline suhtlus ka paremini, on ju. Siin see energia voolab ja kõik on hästi. Ja seda küll. Ja selline väike asi, ütleme, et juba kui need käed on meil siin olemas, on ju. Ja et kui mina näiteks kellegagi, kui nüüd keegi
Teine on väga, noh, sa ütledki, et näed, et ta on nüüd meil kinnises poosis ja ta on väga torsis, on ju. Et kui ma lähen samamoodi nüüd vastu ja mis meil juhtub tavaliselt on see, et me kukume peegeldama, on ju. Ja ma lähen samamoodi siuksena, kuule, mis sul siis viga on, on ju. Mitte midagi ei ole. Ja siis me olemegi niimoodi, on ju, koos, on ju, peegeldama, et tihtilugu need, mulle tundub, et me suhtleme rohkem, noh, sõnadega või vähem sõnadega, aga rohkem siis juba enne, kui me suu lahti teeme, on ju, et see miski meie sees juba räägib enne, on ju. Ja niimoodi võib juhtudagi, et üks läheb, ma lihtsalt tajun, et sa oled millegi pärast okkal ja ma lähen ka juba okkaliseks, võtan selle üle, on ju, sest see on nii tugev emotsioon, mis sealt tuleb. Et mis seal nüüd võiks nagu olla, et siis vastukaaluks võiks mina, noh, ma võiks ju jälgida, olla siis avatud, võib-olla nõjatuda kergelt sinu poole, on ju, anda märku selleks, et ma olen sinu jaoks olemas, on ju. Ja teinekord sellest täiesti piisab. No teine inimene hakkab ise, no küll ta ühel hetkel on valmis rääkima ja siis avab ennast. Et aga see, et kui ma lähen teda lahti kangutama, kui ma olen nagu ise nagu kuri, et miks sa oled nii, on ju, ära ole, ma ei taha, et sa oled selline, ole nüüd avatud, tule hakka kallistama mind, on ju. Et siis, noh, siis tekib see konflikt lihtsalt seal vahel muud midagi, on ju. Vaata selliseid olukordi minu elus on ka olnud, et mina olen ka selline hästi avatud ja kallistaja ja siis ka lähed ja siis näed, et teine inimene, et nii, sa ütled, ma ei pea sind kallistama. Ja siis teine nagu see tunne, ma nagu tahan. Ja siis käib siuke, noh, nagu siuke hästi siuke, noh, nagu ma ei teagi, mis see siis on, aga noh, ma siis nagu kallistan ära, ma ütlesin, tegelikult ju ei pea, on ju. Et see on nii huvitav, vaata märgata selliseid asju ka, et aga on ka neid, kes kuidas ma siis ütlen, mina olen tundnud seda, et nagu sa rääkisid see, et keegi on sellises olekus, siis ta tuleb, on ju, ja hakkab sind kallistama, siuke tunne nagu karu võtab su niimoodi ja siis minust ei kohe mitte midagi järgi, eks ju. Et jällegi sellised olukorrad ongi need, mida, kuidas ma siis ütlen, et teine inimene võiks ju seda aduda, aga vaata, ta ei pruugi alati seda välja lugeda, on ju. Miks meie adu on see, et me toimime natuke erinevalt, me oleme mõnes mõttes hästi sarnased ja mõnes mõttes ka erinevad. On hea teada. No näiteks praegu nagu selle sinu loo pealt tooks selle näite, et võt, no nii nagu mõned meist on paremakäelised, mõned vasakukäelised on ju. Noh, tegelikult sa saaksid mõlema käega saad asju teha, ma võin sellega käega ka seda tassi tõsta või sellega on ju. Et aga üks käsi toimib paremini on ju, jah. Siis ajus on täpselt samamoodi, et on nagu toimimisviisid, mismoodi siis meie ajud toimivad paremini. Meil on kõik need tuttavad, need viisid, aga mingi asi on dominantsem siis meie puhul. Kõige suurem osa, 75% inimestest umbes, nende aju töötab siis pigem läbi visuaali. Ja talle jäävad asjad pildiliselt hästi meelde, nagu lood jooksuvad pildiliselt, eks ju, ja noh, näitena näiteks, et kui mul on näiteks näitemängu tekst ja see ei ole mul veel peas, me teeme proovi, siis ma võib-olla ei mäleta, mis see tekst seal oli, aga ma tean, et on seal vasakul pool, seal keskel, ütle mulle, mis seal kirjas on, jah? Et mul on pildiliselt nagu see visuaalselt ees, on ju. Et ja need inimesed tavaliselt, kellel on, ja neid on kõige rohkem, nende jaoks, mis on oluline, see, kuidas nad välja näevad, kuidas nad ennast riidesse panevad, pigem kui neil on, siis on pinge õlgades, on ju, nad on tavaliselt hea rühiga ja et nad jäävad silm, neid on küllaltki palju, neile töötab see, et kui rääkida lugusid, siis nende aju kohe puhkab ja neile võib-olla parasiitsõnaks näiteks vaata või siis, et vaatame seda probleemi teise nurga alt või noh, läbi visuaali kõik need asjad on ja või et ma näen, mida sa mõtled ja kõik sellised väljendid siis nende ajule hästi meeldivad. Nüüd väiksem osa, 20% umbes inimestest, nende aju ei tööta läbi piltide ja nemad võivad tekitada, kõik teised tekitavad üldiselt, nende visuaalide jaoks tekitavad segadust, sest nad on teistsugused. Ja see 20%, nende aju töötab pigem siis nagu auditiivselt, siis läbi kuulamise. Ja tema võib olla see inimene sul publikus ka, või ütleme podcastis sattuda, et ta ei pruugi sulle silma vaadata. Eks ta kuulab küll, mis sa räägid. Ta räägib sulle vastu, aga ta ei pea sulle kogu aeg otsa vaatama. Et jäta ta rahule, et tal ei ole vajalik kogu aeg jõllitada, et tema jaoks ei ole see kontakt. Ja mul on sattunud isegi avalikel koolitustel, näiteks üks naine oli ükskord, see oli nii tore, sest ta oli nii täpselt selle 20% esindaja, ta kudus terve see aeg. Ja ma mõtlesin, miks ta tuli, eks ju, et võiks mõelda, et no üldse, aga ta on kogu aeg kaasas. Just.
Ja eks tal ei ole vaja, ta kuuleb, ta mõtleb kaasa ja ta läbi kuulamise. Et ta pigem tuletab meelde, kus ta midagi sellist kuulis või tal käib see teistmoodi, need inimesed tekitavad ise ka helisid. Teevad midagi, plõksutavad pastakaid, pomisevad enda ette, nad tekitavad ise ka, on ju. Et nendel töötab see nii ja nüüd on see kõige väiksem grupp, need, keda on kõige vähem meil, umbes 5%. Ja need tekitavad paljudest segadust. Toomas Lunge on üks seal grupis ja ma arvan, et sina ka tõenäoliselt oled nagu väga palju seal grupis. Ja need ei ole ei läbi kuulamisega ega läbi visuaali, ka need on neile tuttavad. Aga need on need puudutajad. Need on need, kes jälgivad seda, et see, nad on teistmoodi, ütleme, kui ka samamoodi kuulaja puhul, sa näed juba, et on mugavamalt riides, kui ütleme see vaataja. Aga see, kes on see puudutaja, kes läbi selle tunda ja puudutuse, neil on enamasti need materjalid on olulised, tal on vaja, et ta tunneb ennast hästi, neil võivad olla vahel kampsunid pigem, selle või mingid soojad pleidid või tal on nagu mõnus peab olema. Need on need inimesed, kes ta tuleb ise ka, et kui ta istub sinu vastas, siis ta pigem toetab hästi sinu poole. Ta võib-olla, kui ta räägib sinuga, ta hoiab sul käest kinni. Tuleb, tal on juba vaja seda füüsilist kontakti ja vaat nüüd tema aju jaoks oleks häiri ja see, kui ta ei saa seda füüsilist kontakti. Ja teised inimesed ei pruugi sest aru saada. Ehk siis temal on vaja seda, et ma näen seda vahel, kui on ütleme ettevõtete koolitused, et kui sul on oma inimesed, nad tunnevad kõik oma vahel ja siis tuleb keegi naine või mees ja ta tuleb ruumi ja ta on praktiliselt kõik ära käperdanud. Ta on jõudnud seda puudutada, seda kallistada, natuke istub siin, hoiab siin käest kinni, siis tal on seda füüsilist kontakti vaja. Ja mis siis muud seal teha, et kui sina ei ole see näiteks, kes nagu üldse ei taha, et siis pigem anna see käsi, loo see füüsiline kontakt, tema aju saab rahu, juba saab edasi suhelda, ja kuidas nendele inimestele meeldib ja nad kasutavad ise neid väljendeid ja neile meeldib ka, kui nendega kasutavad, puudutame seda teemat veel kord. Kõik, mis on puudutusele ja sellele siis orienteeritud, et need asjad neile meeldivad, jah. Nii et selles mõttes on hea teada, et ei pruugi olla, et järsku tulebki keegi inimene, et toimib teistmoodi, et tegutseb teistmoodi, et ei vaatagi mulle otsa võib-olla või siis mõni tuleb jälle väga lähedale, on ju, ja mina nagu ei soovi seda, on ju, aga eks see samas see enda ruumi tajumine, see on ka mõnes mõttes nagu ka meil inimesed erinevad, et mõni vajab nagu, mõnel on okei, on see ruum on päris suur, on ju, sa võid tulla ja teine ei taha, et sa ei taha, et sa minu ruumi tuled ja seda on hea märgata ja austada, et siis pigem astuda see samm tagasi. Meie kultuuriruumis mul ei ole selliseid kogemusi endal olnud, et ma ei ole ikkagi üldiselt tajun hästi, et kus see piir on, et kui lähedale võib inimesele minna. Aga mul juhtus hiljuti, ma käisin Belgias Antwerpenis, oli siis Euroopa vaimse tervise konverents ja siis oli üks, ma arvan, Jaapani härra, tuli minu juurde ja küsimus minu ettekande kohta, et sa arutada ja mina nagu ma muidugi ma olin pikem temast ja mul konts ka all, on ju, ja räägin ja sõbralik nagu ma olen ja toetan tema poole ja ma nägin ühel hetkel, et ta astub sammud tagasi. Ehk siis tema see ruum oli hoopis teist kohta ja siis ma sain aru, ehk siis märgata seda, et kus on teisel ka mugav. Et võib-olla mõne inimese jaoks ongi mugav, et me räägime siin mõnusalt 3 meetrit distantsi peale, et siis on nii. Siis on nii. Ja, et mitte siis sõita peale. Aga see, mis kehakeeles siis meil tavaliselt on siis niimoodi, et kui üks on, ütleme siis dominantsem, et siis tavaliselt ei teki nagu võitlust, teine ei hakka nagu proovima üle või siis teine tõmbab ennast kohe nagu maha või alla või tõmbab nagu tagasi või tõmbab vaiksemaks. Et see tavaliselt niimoodi siis seal pildiliselt välja paistab. Sest öeldakse ju seda, et kui sa kuulad teist inimest, siis reeglina, näiteks telefonikõne alati väljendab seda kõige paremini, et kui keegi räägib hästi kõvasti, siis sa hakkad ka kõvasti rääkima, et kui sul on nagu vestluspartner, et siis sa samamoodi ju, kas sa hakkad sama hääletooniga rääkima või siis sa ei pane seda üldse tähele, räägid ikkagi hästi kõvasti üle, eks ju, et see on ju ka see, et kuidas sa teist ju tunnetad, eks? Absoluutselt. Ja siit tuleb kohe 2 mõtet mul, et mul tuleb meelde see, kuidas Andrus Vaarik ükskord ütles, et tema ei saa üldse käia kas ütleme erivajadustega inimeste mingisugustes kohtades või niimoodi, et tal on hirm, et ta võtab nagu üle, et ta hakkab nagu, et ta ei taha mitte nalja teha teise inimese, aga et tal tekib nagu kuidagi see empaatiline reaktsioon, et tal hakkab samamoodi midagi kuskilt siis teistmoodi olema, kui tal muidu on, on ju. Et see sa pani muigama, aga tegelikult see ongi
meie kehade omapära näiteks peegeldada, et kui me oleme nagu heas kohas teineteisega, tunneme ennast mugavalt, meil on turvaline olla, meil on hea olla, siis me kipume kehakeelega peegeldama teise kehakeelt. Ja seal ei ole mõtlemist vahel, see käib tõesti nagu sünkroonuju, et kui vahel ma vaatan publikus ka, et ma näen kohe ära, et kui on tulnud sõbrannad, ehk siis korraga jalg üle põlve, korraga tagasi, korraga ette, korraga tagasi. Et need liikumised on nagu kogu aeg sellises sünkroonis. Ja seda sa ei näe inimeste puhul, kes ei ole nagu sama laine peal. Ja võib juhtuda ka niimoodi, et sa näed näiteks, ma ei tea, paaris näed, et mees ja naine istuvad, et sa näed ilusti, see kehakeel peegeldab ja nüüd midagi juhtus. Et ma ei tea, kas nad ise veel said aru, et nüüd läks pahasti, aga võib-olla mees ütles midagi, võib-olla naine ütles midagi. Ja siis see muster murdub ja muutub ja seal on see, kus käib see keep smiling edasi ja ma räägin edasi sama toredalt, et tegelikult kehakeelega annan märku, et nüüd läks asi veidi lappesse. Üks esimesi selliseid suuremaid ekraanil nähtud, ütleme, et sellised väikesed märkad ikka telepildis ka, aga see oli selline suurem asi, mis jäi mulle silma, ma vaatan uudiseid nüüd viimasel ajal vähem, aga see on nüüd jääb sinna perioodi, kui oli Trumpi esimene valitsusaeg ja siis ta käis Putiniga sai kokku, minu meelest äkki Venemaal või. Ja siis oli telepildis näidati siis seda pressikonverentsi osa, kuidagi uudistas, kui väike lõik. Ja see info, mida nad edastasid sõnadega, oli see, et pole ühist osa. Kokkupuutepunkti pole, nad on väga erimeelel, põhimõtteliselt üldse nagu Ameerika liigub oma suunas ja Venemaa teises suunas ja kõik see on nagu koostööd siin ei toimu. Ja nad istusid niimoodi, et üks istus ühes tugitoolis, teine teises, ja vahel oli mingi roheline mingi asi ja nad kehakeelega kogu aeg peegeldasid. Et see pressikonverents oli pärast seda, kui nad olid mitu tundi koos, millest iganes nad olid rääkinud, siis sõnades nad ütlesid ühte, aga kehakeel näitas hoopis midagi muud. Siis kogu aeg koos tulid jätte koos, tagasi koos, kogu aeg käis see. Ja ma mõtlesin, et vaata kui huvitav ja täiesti hea õppematerjal, et kuidas me sõnadega arvame, et me oleme nii osavad ja räägime igasugust asja, aga kehakeelega siis nagu tegelikult näitame midagi muud. Et see on see, mida on hea meeles pidada, võib-olla endal Googles on see Albert Mehrabiani reegel, kus ta toob välja ka, et see, mida me peame tegelikult oluliseks, seda sõnalist poolt on ju, et see on võib-olla ainult see 7% selle omavahelises suhtluses. Et ma võin arvata, et ma olen nii tark, mis ma räägin siin kehakeeles praegu, vaadake mind on ju. Et aga see ei loo veel seda usalduslikku suhtlust on ju. Et palju olulisem ja palju suurem osakaal kuskil seal 38% on nüüd sellel, kuidas me räägime, mismoodi sa midagi ütled, mis on see hääletoon ja mismoodi ma ennast väljendan, on ju. Et ma võin sulle rääkida väga ilusaid asju, aga vaata sellise häälega, on ju, siis see, mida ma ütlen, kuidas ma ütlen, need ei lähe omavahel kokku. Ja sinu limbiline aju saab aru, et oota midagi on valesti, on ju. Nüüd see kõige suurem osa, see 55%, see on kehakeel. Ja see on see, mida me tihti lugu jätame tähelepanuta. Mõtleme, olen nagu olen, küll kuidagi saab, aga see saadab kõige rohkem sõnumeid välja, sellel on kõige suurem mõju. Ja kui me nüüd tahame, et oleks nagu tõepoolest selline hea usalduslik suhe, siis kõik need 3 komponenti sõnad, kuidas ma ütlen, ja siis ka see kehakeel, need peaksid omavahel kokku minema. Ja nii tekib siis sinu ajus ja limbilises ajus see tunne, et ja ma usaldan teda, et meil on selline hea suhtlus. Ja sama võib teil tekkida näiteks teatris. Või et kui sa vaatad näitlejat mängimas, siis ei saa arugi, et mis asi see on. Nagu ei usu hästi, on ju, jah. Ja teise inimese puhul järsku vaatad, ta mängib mingi rolli ja ta ongi see. Just. Ta täpselt, ta on see, no ei ole võimalik, et ta ei ole, et ta ei pidanud mingit rolli tegema, et ta on nagu, see ongi tema pealt. Et siis järelikult need 3 komponenti väga hästi seal kõlksuvad kokku. Ja nii kui siis midagi peaks meile mingi vale signaali meile aju saatmiselt, kas kehakeelest või kuidas ta räägib või sõnumist seal midagi, siis meil see väike alarm hakkab tööle, et midagi ei lähe kokku. Just. Ja siin on nagu hea asi, mida kõike nagu mõelda, et kehakeele alla ju ei loeta ainult žeste. Ei ole ainult miimika, on ju. Aga kõik, mis sa kannad, kõik räägib sinuga kaasa. Riided, ehted, kõik asjad. Et seal on ju väga suur vahe, et kas sa näiteks, ütleme, sa oled praegu nii, aga kujutame ette, et sul on tohutu suured kõrvarõngad, on ju, avarad dekolteega, miniseelik, kõik hoopis teine on ju, see kõik hakkab kõnelema. Ja kas ma nagu
mõtlen läbi, et kas see räägib minuga nüüd kaasa, kas see on see sõnum, mis ma tahan edasi anda, mis on see, kas see toetab minu seda sõnumit või ei toeta, et kas ma, no see on see, mis me ise ei taipa, et me tihtilugu ise töötame endale vastu. Ja me ei tea, et me töötame endale vastu. Et ma ju olen küll kuidagi, ma omast arust olen nii sõbralik ja tore, miks nad sellest aru ei saa? Nii nad ei saa aru, et tulge mängige minuga ka, aga nad ei tule. Ja siis võiks vaadata või ennast kõrvalt jälgida on ju keeruline, on ju. Et võib-olla nagu küsida või kelleltki peegeldust. Võib juhtuda, et me saadame välja mingeid sõnumeid, mida me ei taha välja saata. Et võib-olla on jäänud sisse mingi harjumus kusagil, mingist hetkest, kus ma olen olnud ennast kaitsev siis. Ennast võib-olla ongi endale seda füüsilist lähedust on vaja, võib-olla ma kallistan ennast hoopis, on ju. Ja ma olengi jäänud siia ja ma olengi jäänud siia kinni. Ja tegelikult nüüd saaks teistmoodi, et see olukord on juba möödas. Aga see keha on jäänud, et see emotsioon on siia ikkagi jäänud ja salvestunud. Või siis, et ma olen mingil hetkel tundnud ennast väheväärtuslikumale ja võtnud sellise domineeriva kehakeele hoiaku. Ja tahan ennast kehtestada, sellepärast, et muidu nad ei kuule mind. Et mul on vaja ennast kehtestada nagu väike laps, kes hakkab jalgu trampima. Ja nüüd ma ei pane tähelegi, et ma ühel hetkel olen väga domineeriva kehakeelega ja siis ma imestan, et miks ma need inimesed ära väsitan, sellepärast, et näiteks kätega ka niipidi ta on sõbralik, on avatud, peopes on avatud. Ma keeran niipidi ja see on juba domineeriv kehakeel. Ja ma võin rääkida ülemused alati toetuvad laua peale, hakkavad sõna võtma, eks ju, et mul tuleb kohe see nagu meelde on. Aga et kui ma räägin niimoodi sinuga pikemat aega, siis ma justkui surun sind ka alla poole ja ma väsitan sind ära. Sinu limbiline aju lihtsalt saadab, ma ei jõua. Sa ise ei saa sellest aru, aga sa lihtsalt väsid selle aja jooksul ära. Kas see tähendab Inga ka seda, et näiteks, et öeldakse, et ongi need energiavampiirid ja need, kes energiat annavad, et tegelikult ka läbi kehakeele me saame aru sellest, et nüüd on nagu see koht, kus ma pean ennast nagu kaitsma, on ju sellepärast, et ta lihtsalt võtab minult energiat, et praegu ma esimest korda mõtlen ausalt öeldes selle peale. Ja kindlasti on niimoodi sellepärast, et meie keha reageerib, keha keemia reageerib ja me ise veel mõistusega ei saa aru, mis toimub, aga siin juba kõik reageerib ja lähebki kaitsesse või hakkab ennast hoidma natuke distantsi või saab aru, et on ju. Ja kui sa oled palju sellises olukorras, ise aru saamata, võib-olla sul on töökeskkonnas selline inimene või ja siis sa mõtle, kui palju mis ressurssi see kulutab, on ju. Et jah. Et on küll nii, et aga see oleks hea, et ma ütlen, minu jaoks nii põnev teema ja vajalik teema, mida võiks, kõigil, kes me puutume inimestega kokku, see ei pea olema esineja selleks. Aga üldse, sa puutud oma lastega kokku, oma mehega, et mis on see, mis töötab, mis ei tööta. Et enda puhul teada natukene vahel ennast ümber õpetades, see on võimalik. Ja ma tean, et see võib olla keeruline, raske, eriti kui sul on olnud väga traumaatilised sündmused. Midagi väga rasket on juhtunud. Me tõmbume kokku ja me võimegi siia jääda. Ja me ei pruugi siit välja tulla tükiks ajaks. Ja nüüd tahaks elama hakata ja ei saa aru, mis toimub. Ei hakkagi midagi voolama. Ja siit lahti tulla füüsiliselt võib tunduda endale nagu väga raske. Et appi ma olen nii haavatav, ma olen nii, kuidagi liiga alasti, et aga proovige kas või natukene. Mis see annab koheselt sulle selle, et saabki see energia hakata liikuma teise inimese vahel ja sa saad ise rohkem tagasi. Et niimoodi sa sulged ennast ka tegelikult teiste eest. Et tegelikult, usaldus nagu tuleks tagasi saada teiste inimeste ja elu suhtes. Ma tahan veel lõpuks seda küsida, Inga, et kuidas nende silmadega on? Et sa ütlesid ka, et osad inimesed, Inga, ma ei tea, täna räägime siin sellest nagu kehakeelest, me võime nii teha, eks mina julgen inimestele silma vaadata, et ei ole nagu teemad, kuigi ma ei julgenud mingil hetkel, ja ma tean, mis trauma sellega taga on olnud, et aga kuhu need pilgud siis pöörata, et ma ikka ei tea seda või et kuhu ma nagu vaatan või et mismoodi, et kuidas siis nende silmadega on, et see on ju ka väga suur osa meie kehakeelest ju. See on hästi suur osa ja hästi siiras osa selles mõttes, et nii nagu kehakeel üldse. Ma ütleks tegelikult nii, et olge ikka nii, nagu teil on mugav.
et olge ikka nii, nagu teil on mugav, muutusi tuleb teha siis, kui sa näed, et midagi ei tööta või midagi on valesti või et mul on paha või et ma saangi aru, et inimesed saavad minust valesti aru, on ju. Et aga üldiselt ärge mõelge üle, et ole, luba endal olla nii, nagu sa oled ja tegelikult see on suur julgus. Sest inimesed ei ole nii, nagu nad on. Nad püüavad olla teistmoodi, nad püüavad olla paremad, ilusamad, ägedamad, toredamad, sest me arvame, et kui me oleme nii, nagu me päriselt oleme, siis inimestele me ei meeldi. Et nad ehmatavad ära. Just, mulle meenub siin ühel koolitusel Andres Vinjaninov tõi hea selle võrdluse, et inimene on tema ise ainult siis, kui ta on 100% veendunud, et mitte keegi teda ei näe. Aga kui ta tõi nagu teatrisaalis selle näite, et kui näitleja läheb ühest ruumi otsast teise, seal ei ole kedagi, on ta tema ise, aga kui juba koristajas oma asju ajab, siis ta ei ole enam tema ise. Ja see pani mind tohutult mõtlema ja tegelikult see ju on nii. Jah, ja mina leian, et ei pea olema. No just, et see ei pea ju nii olema. Et võiks, mida rohkem sa julged usaldada, olla see, kes sa oled. Seda rohkem mõjud su magnetina, sellepärast tegelikult me kõik otsime seda siirust. Ja selle tajuvad inimesed ära. Et kas sa oled nüüd päris või sa paned maski ette ja sa teed mulle rolli. Ja ma näitlejana saan sellest väga hästi aru, et kas ma olen nüüd mängin või ma olen päriselt mina. See on hästi haavatav koht, seal tulevad hirmud. Ma panen isegi tähele, et kui ma olen vahel kuskil kas mingis podcastis või esinen, ma näen, kus see hirm tuleb. Ja see on ellujäämiseks vajalik, sest et appi, mis nad teevad, äkki nad tulevad mulle korra, nad heidavad mu grupist välja. Just. Nad enam ei taha minuga koos, aga see on ainult hirm. Ja siis ole ikka, mine läbi selle hirmu ja ole ikka selline, nagu sa oled. Ja julge olla ja see, minu kogemus küll, et see, mis ma saan ka teistelt inimestelt, et kui on need hetked, mis on võib-olla vahel väga rasked iseendale, aga olla päriselt, mitte siis teha nägu, et kui paljudel naistel seda on, ma olen nii tugev, mina saan hakkama kõik see, et olla päriselt nii, nagu sa oled, siis ei saa midagi valesti minna ja sa saadad igal juhul õiged sõnumid välja. Asjad lähevad nässu siis, kui me hakkame mängima, püüame olla midagi muud, püüan kuidagi mõjuda mingil viisil, näida väga tähtsa ja targana või teha midagi, mis ma päriselt ei ole. Ja kusjuures mina ütleksin ja siia juurde veel seda, et see ei ole ainult üldse mitte naiste teema, et see on ka meestega nii, et nagu ma enne ütlesin, et mehed on haavatavad, eks, ja see, et kuidas nad kaitsevad ennast, et minul lihtsalt oli eile üks väga huvitav kogemus enda elust, et mul oli klient ja ka, et kuidas ja mismoodi, ja siis ma ütlesin ka, et su keha on lihtsalt nii palju haigeks jäänud sellepärast, et sinus on nii palju alla surutud emotsioone, sa oled mees, sa tahad tubli olla, tugev olla, sul peavad olema pere jaoks kõik asjad nagu tehtud ja see hetkes krõks. Ja võt see on nagu see koht, kus ka mehed võiksid ju olla nemad ise, et mees ei pea alati olema tugev, kui ta räägib, mis päriselt toimub ja on avatud oma kehakeele poole pealt ju ka, et ei, kõik on hästi, eks ole. Et mulle meeldib öelda, et me sageli teeme seda poker face'i, et mitte midagi ei ole, ma on kõik hästi. Aga tegelikult, aga sa ei valeta selle. Ja sa saad ju aru, et on vale, on ju, ja siis kuskilt hakkabki just nagu see enne ütles, et see pastakas või jalg hakkab pärisema või ma ei tea, ma näen seda, kuidas siis niimoodi hakatakse tegema või ühesõnaga täiesti absurdseid asju on, eks, mida inimesed teevad, et ja kui me võtame nüüd kõik selle maha, siis ju jääme alles ise. See, mis sa välja tõid, on nüüd selle kehakeele, ütleme, ma olen seda vist ainult ühel koolitusel korra siis teemaks sisse toonud, mitte ainult selle žestide ja kõige muu poolt, vaid seda, et kuidas meie keha siis kõneleb üleüldse, on ju, ja see on sulle ilmselt palju ka hästi tuttav valdkond. Kui me kogumegi neid emotsioone, kui midagi on juhtunud, mis on lahendamata, need ei kao ära. Need siia kehasse meil salvestuvad, sealt tulevad haigused, sealt tulevad valud, sealt tulevad kõik erinevad, ükskõik mis keha ta üritab meile rääkida. Ta üritab meile näidata, et kuule,
mul on seal mingi asi ja kui ta ei ole sul varem andnud märku, siis no tõesti ütleme, tihtilugu võib see olla ka niisugune vanuses mingi 40+, keha hakkab sulle näitama, sest ta enam ei jaksa. Ta enam ei ole enam nii noor ja tugev, et ma sõidan kõigest üle ja ma matan kõik. Ja eriti kui mingid viha või mingid kurbus ja need on siin kehas ja me ei tunnista, sest me oleme need ära pannud siia kappi kuskile niimoodi, et mina saan hakkama, las nad olla seal, ma ei tegele sellega. Siis see keha hakkab varem või hiljem sinuga rääkima ja me ei saa ise ligi, sest meie meel on nii kaitsev iseenda koha pealt, me ei märka, me ei saa aru ja siis on hea, kui on head terapeudid. Siinkohal mina olen, kuna ta on olnud, ma olen ühe kursuse võtnud ja ma olen hästi vaimustuses Tracy Stevensi siis ütleme sellest õpetustest ja kuidas ta õpetab kuulama teisi inimesi näiteks, et ütleme, et kui sul ongi juba kuskilt midagi, et kuidas siis aru saada, kus on see, ma tõlgin endale eesti keelde praegu, juurpõhjus siis võib-olla või et mis see selle taga on. Et ja kui sinna osata teine inimene juhtida, siis enamasti, nii nagu sa ütlesid ka selle mehe puhul, seal taga on emotsioon, seal taga tulevad pisarad või midagi sealt vallandub. Ja nüüd, kui sa oled kas terapeut või sa oledki, kes inimestega tegeleb, et siis hoida seda ruumi on ju, et las ta nüüd julgelt tunneb, sest me oleme mingeid asju hoidnud seal sees ja no aeg on nüüd selline, et nüüd me võime rääkida sellest ja nüüd räägitakse sellest ja me oleme nõukogude aega või no üldse, kus oli hästi palju rohkem seda ellujäämise režiimi peal toimimist, aga me näeme seda, inimesed jäävad ümberringi haigeks, vaadake, mis toimub. Ja see tegelikult, Inga, on ju ka see, et kui nüüd kokku võtta see meie teema, et kui me kõike seda endas alla surume, tahame näida teised, kui me oleme, nagu sa enne ütlesid, tähtsad ja ma ei tea, asjalikud ja nõudlikud ja mida iganes, aga siin sees, ehk me ei lähe kokku sellega, selle pildiga, siis ju see samamoodi lõhub meie keha, eks ole, ja see lõhub meie suhteid nii tööl kui kodus, lastega absoluutselt, kuidas me seda võtame. Et mis on need, kui ma saan sinu käest nii küsida, 3 soovitust, mis sa saad veel kuulajatele öelda, et mida kindlasti jälgida? Ma ühena tooksin välja selle, mille kohta tegi uuringu Amy Cuddy, Ameerika sotsiaalpsühholoogia ekspert ja teadlane. Et meie enda kehakeel nii-öelda muudab ka meie kehakeemiat. Ehk et siis, kui mina olen pigem avatud poosides, tugevates jõulistes poosides, siis tõuseb minus siis veres testosterooni tase. Kui sa oled nõrkades, ebakindlates poosides, suletud poosides, siis see testosteroon väheneb. Ja see katse, mis ta tegi, seal oli siis ainult mõni minut, kus ta lasi hoida ühte või teist poosi ja see vahe oli siis umbes 30%, mis oli siis, kas sa oled siis tugevas poosis või nõrgas poosis. Nüüd see, mis on minu soovitus, näiteks tihtilugu, kui meil on keeruline olukord tulemas, võib-olla esinemine, kus sa kardad või mingi tööveestlus, kus sa pabistad või mis iganes asi. Siis tavaliselt, mis me teeme, mis meie keha teeb? Issand, nüüd on minu kord. Sa tõmbud kokku, jah? Jaa, absoluutselt. Appi, ma pean minema, ülemuselt küsima palka juurde appi. Kuidas ma ütlen, sa tõmbud kokku, jah? Kuigi, mis sa teed, juhtub siis see, et kehas testosteroon kukub. Tegelikult, mis sa peaksid tegema? Hoidma avatud ja tugevaid poose. Ja siis leia, kuigi see tundub sulle, et sa lähed nagu iseendaga vastuollu, siis ma soovitan sellele hetkel, mine kas või vetsu, mine ükskõik kuhu, leia eraldi ruum ja ole hästi avatud poosis ja see toetab sind. Et kui, see võiks olla üks mõte, mis iseendaga kaasa võtta, et see on nendel hetkedel, kui sul endal on raske, mida sa saad teha iseendale, mitte minna kinni, vaid vastupidi, ole nii suur gorilla, mida ja tõsta kas või käed üles ja ole nagu hästi suur, et see toetab sind, sa saad iseennast siis aidata. Et see on üks asi, mida võib-olla siis iseenda puhul rakendada. Teine asi, mis on nii võib-olla üleüldisem, et ma soovitaks kõigil, ükskõik, kas see on kehakeel, kas see on psühholoog, ükskõik, mis nurga alt, uurige, õppige enda kohta teadma. Õppige seda, kes te olete.
mis on need asjad, mis teid on mõjutanud, mis te olete kaasa võtnud, me võtame väga palju on ju oma perekonnast, oma vanematelt, et mis need asjad on. Ja isegi kui meil on hirmus sinna sisse vaadake, värisege, aga vaadake ikka. Värisege ja tehke, uskuge mind, et on võimalik täiskasvanu eas, ma arvan, see suuresti ongi meie ülesanne, lahendada ära need asjad, mis on need sõlmpunktid tulnud, on ju, et meil endal oleks kergem. Ja mitte ainult endal, et kui sa endast ei pea lugu, siis mõtle, et sa paljundad seda muidu edasi oma lastele, oma perele, kõigile enda ümber. Et püüa ise ennast saada nagu sinna kohta, et mis on nagu see maksimum, mis sa võiksid olla. Ja, et see kõik see päriselt saaks ära. Ma arvan, et sellest 2 soovitusest täitsa piisab. Aitäh sulle. Armas kuulaja, vaataja, et mõtle sellele teemale, sest üks on kindel, keha ei valeta ja keha reageerib sinu häälkäsklustele. Seega see, mida Inga ütles, et kui sa tunned, et sa vajad julgust, tuge, siis julge olla avatud ja kui sa tunned, et on vaja päriselt kaitsta ennast, mida meil on vahel vaja, siis tee seda. Igal juhul aitäh, Inga, et sa leidsid aega ja tulid ja kui sa oled meie saate ära kuulanud, vaadanud, siis jäta kommentaar ja vaata kindlasti ka järgmisi osi, sest ma usun, et sa leiad kindlasti midagi põnevat, kuidas iseennast aidata ja toetada. Näeme jälle! Ta sünnib hommiku valguses oma enese ilus ja veas, oma enese ilus.